Isa Jumal, me tuleme su ette Jeesus meil siin paigas. Isa, me täname tõesti on privileeg sind kiita, privileeg sind ülistada, austada. Aga isa, me oleme valmis sõna jaoks. Isa, anna meile oma sõna. Isa, see, mis sa panid mu südamesse, lase see esile tuua oma armsa kalli pühavaimu läbi, sest see on vajalik meile, see on vajalik. Ja isa, tõesti, sa tead, mis on vajalik meie kogudusele, nendel inimestel, kes siin on. Ja isa, tõesti, me täname võitmise eest, isa, me täname pühavaimu juhtimise eest, isa, me täname. Sinu sõna on hea, sinu sõna on ustav, sinu sõna on püha. Amen. Jumala sõna on hea, ta on püha. Ja kui me rajame oma elud Jumala sõnale, on see koht, kus me ei kuku kunagi läbi. Amen. Miks paljud inimeste elud läbi kukuvad, ja isegi mina olen läbi kukkunud mõned korrad, on sellepärast, et ei ole olnud rajatud sõnale. Sõnale peab rajama, sest Piibel ütleb, et nagu vihma lumi tulevad taevast alla ja kastavad seda maad ja teevad seda sigivaks ja vilja kandvaks, nõnda on ka minu sõnaga, mis lähtub minu suust. See ei tule mu juurde tagasi tühjalt, vaid teeb seda, mille jaoks see on välja läkitatud. Amen. Ja mis meid vabaks teeb, on tõde. Ja tõde me leiame Jumala sõnast ja tõde hoiab meid. Amen. Ja Jumala tõde hoiab sind, on tänane pealkiri või siis Jumala tõde. Ja kust me leiame Jumala tõe? Sõnast. Amen. Kui keegi teeb mingi väite, siis see peab alati kokku minema meie jaoks, kui kristlaseks Jumala sõnaga ja selle tõega. Amen. Et siin ta ütleb, kui vaatad 1. Moosese 24-27, kui Iisakile mindi siis naist kosima, Rebekat, siis siin ta ütleb, ning ütles, 1. Moosese 24-27, kiidetud olgu Jumal, mu issanda Abrahami Jumal, kes mu issandale ei ole keelanud pida. Mida Jumal ei keelanud Abrahamile? Ta ei keelanud talle heldust ja tõde. Jumal ei keela, kui me tahame tõde teada, Jumal ei keela meile tõde. Amen. Aga tõde saada, võtta vastu, me peab olema avatud süda. Amen. Näiteks kas või lihtsalt, ma toon mõnegi näited ka elust, näiteks mul oli üks kogemus, kui me räägime tõest, oli see, et kui ma rääkisin kunagi ammu ühe töökaaslasega ja tema oli ka siis kristlane, usklik, päästetud ja me saime kõigest rääkida, väljalt ühest ainsast teemast ei saanud rääkida, sest ta tegi otsuse, ma ei usu, et see on tõde. Ometi ma tõin talle palju kirjakohti Piiblist ja siin me ütles, et ei, see ei ole tõde. Ma ütlesin, aga miks sa siis seda osa Piiblist ei taha uskuda, nagu, et mis see põhjus on, et sa usud seda, et see üks väike fraas, kuna ma toon sulle, ma olin talle juba 10 kirjakohta toonud, kus Piibel ütleb, et Jumal on selline, Jumal tahab sulle seda või Jumal on, ja ütles, et ei, ma ütlesin, kus see tuleb? Minu pastor kanslis ütles, et see pole tõde. Ja see on tegelikult nii ohtlik, kui keegi kuskil ütleb, nagu hiljuti ma puutusin kokku inimesega, kus ka õpetatakse, Jumala tahe on haigus. See on ju tegelikult vale. Tõde on, mis Jumal tahab meile absoluutset tervist. Ja nüüd ongi, et kas me oleme avatud tõele. Ja see meie valik on, kas me oleme avatud tõele või ei ole. Jumal ütleb, ma armastan sind. Jumal ütleb sulle, ma armastan sind. See on, mis? See on tõde. Meie teeme valiku, kas me usume seda tõde või me ei usu seda. Me võime valida, et Jumal ei armasta kõiki. On ju nii? Või lihtne asi on selles, et ma võin oma elust näite tuua siin mõni aeg tagasi, oli üks huvitav kogemus mul, kus inimene tuli minu juurde ja ütles, et ma tean, et sa teed seda ja mul on olemas tunnistus selle kohta, tõestus. Ja mina istun et see kõik, mis sa räägid, vale, ma ei ole seda kunagi teinud ja mis iganes tunnistus sul on, ei saa olla tõde. Kui sa tõestus, mul on tõestusmaterjal, sa oled seda teinud. Mina istusin maha, okei,
see ei saa tõde olla, kus sa võtad, see keegi kuskil midagi ütles talle ja ta tegi otsuse uskuda seda teist inimest rohkem, kes rääkis valet minu kohta, kui see, kui ma ütlesin talle tõde. Ja siis veel tagatipuks, mis on kõige kurvem, siis ta ütleb veel pealekauba, et püha vaim ka ütles mulle. Ma ütlesin, et vau. Ma ütlesin tõsi, ma olin üllatunud, vau. Milline püha vaim sulle seda ütles? Miks ma teadsin, et see vale oli? Ma olin selle olukorra sees. Ma teadsin täpselt, mida ma olin teinud ja mida ma ei olnud teinud. Aga kuna keegi kuskil kellegile midagi ütles, rääkis mingi loo kuskil, võib-olla ta siis oma nime puhtaks pesta, mida iganes, et mustata minu nime. Aga tead, mis oli kõige kurvem selle juures, kui mina rääksin talle oma loo ja oma tõe, ta tegi valiku mitte uskuda. Ja ma ütlesin, aeg, mille üle öelda oli see, et ühel päeval me seisame Jumala ees. Ja Jumal teab kogu tõde. Ja Jumal teab. Ja see on täpselt sama, meil on Jumala sõna kohta. Meil on valik, kui keegi ütleb midagi. Või teine kord, üks asi, mis ma toon välja, kui keegi räägib kellegi kohta midagi sulle, ära mitte kunagi arva, et see on tõde, mis nad räägivad kellegi kohta. Enne kui selle inimesega ise pole rääkinud või küsinud. See on suurim viga, mida tehakse. Kas sa seda kuulsid? Kas sa seda kuulsid? Tegi seda, ta tegi toda. Ja keegi räägib mingit, näiteks Keith Moore räägis väga huvitava loo maailmast. Et kusjuures üks asi on, miks on vaja tunda Jumalat ja tõde, et kui keegi tuleb sulle midagi Jumalast rääkima halba, sa tunned tõde, tead tõde ja sa töötad, et see on vale, ma ei võta seda vastu. Et ära räägi minu Jumalast mulle halba. Et Keith Moore rääkis kunagi, vaata see on, miks on vaja tunda inimesi, on tunda, teada inimesi või ükskõik, mis on, tema rääkis olukorra, ütles, et ma mõtlen, et niisugused inimesed on tegelikult priceless, nagu hindamatud inimesed on. Räägib loo, kus keegi helistas tulle, tead, keegi rääkis sinu kohta seda. Et ütles, et Keith Moore, siis tema ütles vastu, et tahad, ma räägin sulle tõde. Ta ütles, et ei ole vaja, ma tean, kes sa oled, sa oleks elus seda teinud. Ma ei usuks seda elus sinust, sul ei ole vaja tõestada ennast sulle midagi. Ma usun, et sa pole seda teinud, sest ma tunnen sind, ma tean sind. Ütles, et vau, pisarad tulid silma. Et keegi oli kuskil mingit valet rääkinud ja keegi ütles, ma tunnen ja tean seda inimest, ma ei võta seda valet vastu. Kui te samamoodi on Jumala puhul, inimesed käivad ja räägivad, Jumalast valetavad. Ja meie Jumala rahvana teame Jumala sõna, teame, mis siin kirjas on, teame, kes Jumal on. Ja ütleme, et ei, ära tule mulle minu Jumalast halba, või ma tean tõde. Ja see on see, mis kaitseb ja hoiab sind ja viib sind. Kui keegi ütleb, et elu on raske, jah, ta võib raske olla, aga ma suudan tema läbi, sest tema teeb mu vägevaks. See on tõde. Me ei ole nannipunid, me pole hädapätakad, me pole mingid jalga alla taotud. See on see, mida kurat üritab inimesed teha. Vaid me oleme need, kes on tegelikult üle kõige. Miks? Sest meie Jumal on meiega. Amen. Ja see on see, miks inimesi tambitakse vastu maad, sest et keegi kuskil tuleb ja räägib vale, et enda nina upitada. Vaata mina. Miks inimesed valetavad? Sest nad on ebakindlad. Nad kardavad. Ja nad ei taha teinekord tõde teada. Miks ei tule küsima? Kui on mingi olukord situatsioon, kui sa tead kuskil mingi olukord situatsioon, miks sa ei lähe küsima? Keegi räägib sulle mingi loo kellegist. Aga mine küsi ka kolmanda osapoole poolt. Tihtipeale me ei julge minna, sest me tahame uskuda seda poolt, sest järsku tema räägib meile teise loo ja nüüd on meil valik, mida me usume. Ja nagu Kenneth Hagin ütleb, on tema lugu, on sinu lugu, on see õige lugu. Amen. Ja samamoodi ongi see, miks on Jumala tõde väga tähtis. Vaata, siin ta ütleb 2. Moosese 23. Ja kui me loeme esimesest salmist alates, väga huvitavalt ta ütleb siin, ta räägib lihtsalt inimlikust käitumisest. Ära levita mida? Ära levita mida? Vale kuulutus, ära räägi valet, kui sa ei tea tõde.
Kui paljud on inimesed minu kohta tulnud minuga rääkima, kas sa tead seda? Ma ütlesin, ma ei tea, ma ei taha rääkida, ma ei tea tõde, seda inimest pole parasjagu siin, ma ei räägi sellest, sest sa paned minusse tema kohta arvamuse. Enne, kui ma olen selle inimesega veel kokku saanud ja rääkinud, ja kui sa räägid kellegi halba, enne kui sa tunned, sa hakkad juba mõtlema temast halba ja ta üritab sulle tegelikult tulla rääkima tõde, aga kui me oleme tulnud uskuma halba või selle vale kuulutuse tõttu, me ei taha enam seda tõde teada, me paneme ploki südamesse ette ja täpselt sama inimesed teevad Jumalaga, nad teevad üksteisega inimestega, sest kuskil on mingi vale jutt, vale kuulutus ja me ei taha tihtipeale tõde teada. Ja me peaksime olema väga avatud tõele, Jumala sõnale. See on see, kui palju mu elus on seda olnud, kui palju ma olen pidanud silmits seisma, sest ma ei ole eriti siuke, kes läheb, ma võitlen, et ma ei võitle, ma ütlesin, et Jumal, see on sinu probleem, Jumal, sina lahenda need olukorrad ära. Miks ma ei pea, vaata, kui ma ei ole midagi valesti teinud, ma ei pea ringi käima tõestama seda kõigile. Enam need, kes käivad, räägivad, ma pole seda teinud, see, siis nende südames on midagi kuskil kriipimas. Inimene, oled sa kokku puutunud töö juures või kuskil keegi või laps teeb midagi pahasti. See, kes on midagi teinud, mina pole teinud, õde tegi, vend tegi, keegi tegi. Aga see, kes pole midagi teinud, ma pole teinud. Miks ta on kindel selles, et ta pole midagi teinud? No täpselt, sellest ma ju räägingi. Aga siin ta ütleb meile, ära levita mida? Vale kuulutusi, ära löö kätt õelaga, et sa ei saaks kelleks? Vale tunnistajaks. Ära järgne jõugule kurja tegema, ära kosta riiu asjas jõugu järele painutades, et sa tõde ei vääna. Inimesed tahavad ka Jumala sõna puhul. Miks palju tõde Jumala sõnas väänatakse, on see, inimesed räägivad Jumala sõna oma kogemuste põhjal ja baasil. Mul oli selline kogemus, Kust tuleb õpetus, et Jumal ei taha terveks teha? Sealt, et keegi uskus tervenemist, pani omast arust kõik välja, aga ta ei saanud seda kätte, Jumal ei taha terveks teha, selles vaadata peeglis, et kuule Jumal, mida mina valesti tegin? Minu esimene reaktsioon on alati see, et Jumal, see ei tööta, mida ma valesti teen? Kus mina eksin? Sina oled imeline Jumal. Sa oled universumi looja, sa andsid püha vaimu minu sisse, sa tegid mind rohkem kui võitjaks, sa ei ole kunagi valetanud, sa ei ole kunagi halba teinud. Sa ütled, Jumal ei valeta mitte kunagi. Ja kui ta ütleb, et suurem on minu sees kui see, kes on maailmas, see on tõde. Kui ta ütleb, et ma olen terveks saanud, see on tõde. Ma suudan tema läbi, see on tõde. Armastus on minu sisse pandud pühavaimu läbi, see on tõde. Järelikult ei ole viga Jumalas, vaid viga on minus. Ja ma pean vaatama peeglisse ja küsima Jumala, Jumal, mida see inimene seal peeglis valesti teeb? See on see, mida ma küsin. Ma ei tee kunagi, kui ma hakkaksin rääkima neid jutte, mis mul on inimesest räägitud, ma isegi pahaseks, et sa ei kuulagi, mis ma räägin. Ma ei taha kuulata. Ma kuulamast, eriti veel, kui ei ole, eriti kui veel halba või taga räägitakse kellegi. Miks? Sest ma ei taha, et minu aiu halb kujutlusvõime või kujutlus inimesest, keda ma ei tea, kas ta isegi on teinud või ei ole, enne kui ma isegi tema poolel on ära kuulanud. Huvi, siis teeni. Nii, halleluja. Kus me jäime? Siis. Nii. Ära ole viletsa kasuks erapoolik tema riiu asjas. Kui sa kohtad oma vihamehe eksinud härga või eeslit, siis viise temale tagasi. See on tõde. Kui sa kohtad vihamehe, mida? Eksinud härga, vii temale tagasi. Tihtipeale see, et ma vihkan tagasi. Jumal ütleb, tõde on see, ära saa tema sarnaseks. Ole minu sarnane.
kui sa näed oma vihamehe eeslit koorma all lamamas, siis ära jäta teda aitamata, aita teda lahti päästmisel. Ära vääna su juures oleva vaese õigust tema riiuasjas. Pettuse asjast hoia eemale, sa ei tohi tappa süütud ega õiged, sest mina ei mõista õigeks ühtki õelat. Kujuta ette, see näitab seda, kui me käitume õelat ja me teame, me õelat käitunud, siis me ka teame, mida, et Jumal ei mõista meid tegelikult õigeks. Sellepärast ongi tõde vaja rääkida. Amen. Teha seda, mida Jumala sõna kutsub meid tegema. Ja see ongi tihtipeale see suurem viga, miks kristlased oma vahel läbi ei saa. Keegi kuskil rääkis kellegi kohta halvasti. Või me võtsime ise mõttesse midagi mõelda kellegi kohta, mis meile ei meeldinud. Aga selles me vaadata Jumala sõna valgust, Jumal armastab teda. Ta on kalli hinnaline Jumalale. Jeesus suri tema eest. Ja kui mul on küsimus, ma lähen küsin. Kuule, see olukord või see situatsioon, kui sa tahad tõde teada, teine inimene vastab, kas ta tahab sulle rääkida või ei taha rääkida. Või teine asi, ma teen otsuse armastuse läbi teha mida? Uskuda igast inimesest mida? Parimat. See on meie otsus. Lihtsalt mis on see tõde peab olema meie sees. Me peame tahtma tõde. Me peame ära vääna tõde. Pettuse asjast hoia eemale ja sa ei tohi tappa süütudega õiged, sest mina ei mõista õigeks ühtki õelat. Ära võta meele head, sest meele hea pimestab nägijaid. Siin ütleb meele head, mida ta ütleb? Ära võta altkäemaksu. Bribe on ingliskeelne sõna. Kui Piibel ütleb, ära võta mida? Altkäemaksu. Miks? Sest altkäemaks teeb mida sinuga? Pimestab sind. Ja kui palju on? Paljud tahavad, ma tahan su sõber olla, aga siis sa pead mind uskuma. Mis iganes, ma annan sulle raha selle eest. Või mis iganes on, mis on see? Nüüd, kui tõde ütleb, et tõde on see, aga nüüd ma panen silma kinni, sest ma tahan osa saada sellest. Saad aru? See on see, et meil on valida. Väikest asja puhul meil loobime, aga on maja mängus. Kui sa seisad minu poolele, seisad minu kõrval ja lähed sinna, siis ma annan sulle selle maja. Aga see, et seista kellegi kõrval, tähendab seda, et ma pean kellegi kohta võib-olla valetama midagi. Ja mis see teeb? See pimestab meid. Piibel ütleb, ära tee seda, ära vääna tõde mitte kunagi. Ära võta meelehead, sest meelehea pimestab nägijaid ja teeb õigete asjad segaseks. Võõrale ära tee häda, te ju mõistate võõra hinge, sest olete olnud võõrad Egiptuse maal. Ja tihtipeale on see, et sa aru, võib-olla sa oled ise läinud läbi sellest samast olukorrast, mis iganes. Ole armuline. Need on piibelikud tõed, mis on vaja meil enda sisse panna. Tihtipeale on see, mida me olen palju kuulnud, on keegi sihukese asjaga kokku puutunud. Kuule, ma lugesin Piiblist. Armastus on pikaameelne, kannatlik ja lahke. Vau, tead, mul on nimeline ilmutus. Ma hakkan nüüdsest alast tegema kõik selle nimel, et olla pikaameelne, kannatlik ja lahke. Ma panen kogu oma olemuse mängu, et kasvada pikaameelsuses, kannatlikkuses ja lahkuses. Oled sa kuulnud kunagi keegi ütlemas niimoodi? Või oled sa seda varianti kuulnud? Tead, ma lugesin Piiblist, armastus on pikaameelne. Kas sa tead, et sa pead olema minuga pikaameelne? Sa pead olema minuga kannatlik ja sa pead minuga lahkama. Ma võin teha mida iganes ma tahan, aga sina pead minuga olema pikaameelne. Sa pead olema minuga kannatlik, kas sa ei ole Piiblist lugenud või? Seda varianti on keegi kuulnud. Jah, me kõik oleme seda varianti kuulnud. Aga lihtsalt see ongi see, et oleme meie teistsugused. Armastus on pikaameelne. Tead Jumal, ma teen kõik selle nimel, et olla sinu moodi. Sest see on tõde. Armastus ei kuku mitte kunagi läbi. Tead Jumal, ma ei taha mitte kunagi läbi kukkuda.
kas pole imeline mõtteviis? Teistsugune natukene, on ju? Teise Saamule, mõni küsib, mis on tõde? Nüüd läheme teise Saamule 7:27. Ütleb, väga huvitav on seal. Sest sina vägede Jehova, Iisraeli Jumal, oled oma sulase kõrvale ilmutanud ja öelnud. Mina annan sulle järeltuleva soo. Seepärast on su sulane leidnud julgust sind paluda selle palvega. Jumal on tõotanud. Jumal tõotas talle midagi. Kas Jumal on sulle midagi tõotanud? On tõotanud midagi? No, Uus Testament on tõotusi täis. Sa suudad, sa saad, sa võid, sa oled püha, sa oled õige, sa võid julguse minna Jumala autrooni ette, leida halastus armu oma abiks õigeks ajaks, sa oled terve, sa oled jõukas, sul on rahu, sul on jõud, sul on tugevus, mis iganes tõotused sa tahad. On ju nii? Uus Testament on täis tõotusi sinu jaoks. Või on midagi muud oma elus. Sa usud Jumal tõotab, ma täidan su vajadus oma aurikkus mida Kristuses, Jeesuses. Hoiad sellest kinni. Ja nüüd, issand Jehova, sina oled Jumal ja sinu sõna on milline? Sinu sõna on tõde. Ja sa oled oma sulases lubanud seda head. Järelikult Uus Testament meile kuulub on tõde, see on Jumala sõna ja Jumal on lubanud meile seda kõike head. Amen. Ja see ongi see, Jumala sõna kaitseb siin. Aga teistpidi on ka see, me peame hoidma, mis on tõde. Üks asi on need tõotused on tõde, aga on Jumala käitumisviis on tõde. Mida Jumal usub, kes Jumal on tõde. Amen. Täpselt samamoodi, kui keegi ütleb meile, et Jumal ütles mulle, et sa pead varastama. Tõesti sündinud lugu, tahab keegi kuulda. Inimene läks panka varastama, röövima, pangaröövi. Politsei seda kätte ja istub, siis teeb hervelt käed raus ja raputab pead. Ma ei saa aru, mis juhtus. Miks see nii kõik läks? Ma ju palusin Jumalat, et õnnistaks mu pangaröövi. Ma palusin, et mu käte töö korda läheks. Ma palusin Jumalat. Aga kas Jumal sai seda õnnistada? Ei saanud, sest ta üritas võtta vale ja keerata selle, et kuule Jumal. Saad aru, see ongi see, miks tõde kaitseb mind. Ja kust me leiame tõe? Jumala sõnast alati. Inimesed võivad öelda, ja täpselt samamoodi on, et saada tõde, me läheme Jumala juurde, kui saada teise inimese kohta tõde või midagi, mine tema juurde. Ära usu kuulujutte. Sest enamjaolt, ja eriti veel neid, kes ütlevad, ma olen nii imeline, ma olen nii hea, me oleme kõike, ma olen kõige, kõik teised on valed, mina olen see kõige. Ei, kõigil on nii palju kasvamist. Iga päev ma sõnast loen, ma ütlen, Jumal, mul on siin veel kasvada, Jumal, mul on veel siin kasvada. Nagu Jerisse välja ütles, et ma olen jõudnud. Kus seal üks lugu oli, et ma olen jõudnud, mul on see 9 miljonit vist oli saavutatud. Et ma olen jõudnud sinna paika välja, ma olen jõudnud. Aga nüüd hakka uskuma teiste jaoks või tee midagi enam. Ja ta jõudis lõpuks veel 75 miljonini, jõudis edasi. Miks? Sest ta leidis midagi enamat koos Jumalaga teha. Samamoodi meil on kogu aeg koos Jumalaga kasvamist. Amen. See on nii imeline, tegelikult kasvada koos Jumalaga. Kui teed, kasvada sinnani, et sinu sõnas on siuke vägi tõsiselt, et kui sa ütled midagi, see on muutmisjõuga vägi. Aga sa pead tulema uskuma oma sõnu, on ju nii? Just kuulasin väike, vahepeal ma vaatan neid riile, mul meeldib vaatad Keith Moorist ja riile, seal oli üks riil, et miks paljude usk ei tööta? Miks nad ei saa usu tulemusi? Ma ju usun Jumala sõna. Kõik usuvad siin Jumala sõna. Ja usuvad, see on tõde, on ju nii? Aga sellega see ei piirdu, et me usume Jumala sõna. Me peame uskuma ka, mida veel peame uskuma? Oma sõnu. Aga kui me aeg-ajalt räägime valet, aga ma ütlen, et 2 valet aastas.
siis aeg-ajalt ma ju teen mida? Valetan. Järelikult ma ei saa uskuda alati oma sõnu, mida ma suust välja ütlen. On ju nii? Natukene, mõni mõtleb, aga see on tõsi. Me peame rääkima tõde kogu aeg. Sest kujuta ette, mõni mõtleb, aga ma aeg-ajalt ju valetan, valge vale võib olla. Aga kujuta ette, kui Jumal ütleks aeg-ajalt valge vale. Mis me siis mõtleksime? Jumal aeg-ajalt valetab. Siis me mõtleksime, et huvitav, kas Jumal, kas sa seekord räägid tõtt või seekord sa valetad. Oleks ju see mõte, et oleks pähe. Kui Jumal räägiks kas või ühe ainsa vale, tegelikult kogu universum kukuks laaguneks koost ära. Kogu meie elud, kogu meie usk, kõik lauguneks koost ära, kui Jumal ütleks kas või ühe ainsa vale. Miks? Sest me ei saaks uskuda midagi siit. Sest me ei tea, mis oleks tõde, mis oleks vale. Aga sama kehti meie enda kohta. Sellepärast ma ütlengi, et pane enda siis suhu tõde. Alati, igal ajal. Mitte kunagi tee otsus, ma ei valeta. Tõde kaitseb meid. Amen. Ja ma mõtlen ausalt, inimestele ei pruugi alati meeldida tõde, kui me toast suust välja räägime. Inimestele ei pruugi meeldida see. Kui sa ütled, kellegi Jumal armastab sind, Jumal tahab sind terveks teha, parandab meelt, sul on vaja päästa, inimestele ei pruugi meeldida, siis nad ütlevad sulle, miks sa paned mind halvasti tundma. Kui palju ma olen inimestele evangeeliumi rääkinud ja esimene reaktsioon on, miks sa paned mind halvasti tundma? Miks sa ütled, et ma põrgu lähen? Ma ütlen, sa põrgu lähed, sul on vaja taevasse minna. Ja taevasse saab seda teed pidi. Kas sa tahad öelda, et ma ei lähe taeva? Jah, sa ei lähe taeva, kui sa ei tunne Jeesust, kui sa ei võta Jeesust vastu. See on see, kus me oleme kutsutud rääkima tõde. Amen. Aga mõtle tegelikult selle peale. Vahepeal ma olen mõelnud selle inimesed kardavad evangeeliumi rääkida, Jumala sõna rääkida. Ja mis on, mille pärast? Me kardame, et inimesed pahanduvad meie peale ja me jääme sõpradest ilma ja ükskõik, mis on. Kujuta ette seda kohutavat olukorda tegelikult ühel päeval. Me oleme kõik siin päästetud. Me oleme teel taevasse. Jeesus on surnud meie eest. Ja meil on parimad head sõbrad, kes ei tunne Jeesust. Aga kuna me ei ole julgenud neile rääkida, sest me tahtsime seda sõprust hoida ja kaitsta. See oli nii tähtis sõprus. Meie seisame Jeesuse eest ja ütlen, okei, sa said hakkama tule. Kus su sõbrad on? Kus su tuttavad on? Mina mõtlen sel päeval, kohtupäeval, mis näoga nende inimestele otsa vaatame. Me tülitsesime, me kaklesime kogudust taga, lammutasime, tegime, aga maailm samal ajal triivib kuhu? Hukatuse poole. Ma mõtlen teinekord, et mis näoga me istume ja vaatame Jeesusele otsa. Ja see on minu tõde, minu sees. Ma olen aus endaga. Nagu, mõni ütleb, et mul on öeldud, ma lähen ja vaatangi talle otsa. Ma vaatan, mis ta siis on. Tegelikult, kui sa õpid Jumalat tundma, tegelikult see ei ole päris niimoodi. Ta on nii püha, ta on nii hea, ta on surnud kogu inimkonna eest. Me tunneme seda tõde, me teame seda tõde. Ja lihtsalt rääkida oma sõpradele, tuttavalt, tead, ma olen usklik. Ma usun Jeesuse, sul on vaja Jeesust. Ma tean, et see ei ole populaarne teema tänapäeval ja inimestel ei taha kuulata. Aga küsi enda südamest, küsi, kas nad väärivad seda tõde teada. Sind see kaitseb, see on juba kaitsmas sind. See tõde on juba sind kaitsmas. See tõde on juba sind viimas taevasse, igavesse ellu ja päästma sind ära kõigest hukatusest, mis ees seisab. Ja meil on see privileeg rääkida seda tõde, aga see tõde peab osa saama meist. Et ma tahan käia selles tões, ma tahan käia selles jõus, tugevuses, isegi siis, kui inimestele see ei meeldi.
üritan lugeda. Mõtlesin, et mul nii palju, see on meeletud kirjakaada tõe kohta on piiblis. Et Jumala sõna on tõde, kaitse tõde, hoia tõde, mis on tõde. Ja tihtipeale inimestele ei meeldi see. Ma üritan leida üles selle kirjaga. Aga näiteks Jeesus ütleb väga hästi, Johannese 8:31. Vaatame uuesti, sest ma ka mõned kirjakohad. Sest siis ta ütles Jeesus juutidele, kes teda uskusid. Kui te jääte minusse, kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid. Kus ta ütles, kui te jääte minu sõnasse, siis te olete minu jüngrid. Ja tunnetate, mille? Tõe ja tõde teeb teid vabaks. Kuidas me saame vabaks? Kui me jääme sõnasse, sõna jääb meisse, see on see koht, kus me tunnetame tõe ja see tõde teeb meid nüüd vabaks. Nemad kostsid temale, me oleme Abrahami sugu ega ole veel iialgi kedagi orjanud. Kuidas sa siis ütled, et te saate vabaks? Jeesus kostis neile, tõesti, ma ütlen teile, et igaüks, kes teeb pattu, on patuori. Ent ori ei jää majasse igavesti, poeg jääb igavesti. Kui nüüd poeg teid vabaks teeb, siis te olete tõesti vabad. Ma tean, et te olete Abrahami sugu, aga te püüate mind tappa, sest mu sõna ei mahu teisse. Kui te ütleb, jah, aga te püüate mind tappa, miks nad püüdsid Jeesust tappa, miks nad püüdsid hävitada? Sest, miks? Sest sõna ei mahtunud neisse, aga Jeesus jätame meelde esimese salmi, sõna on, mis? Tõde. Järelikult tõde ei mahu teie sisse. Mina räägin, mida olen näinud oma isalt ja teie teete, mida olete kuulnud oma isalt. Nad vastasid, ütlesid temale, me isa on Abraham. Jeesus ütles teile, kui te oleksite Abrahami lapsed, siis te teeksite Abrahami tegusid. Aga nüüd te püüate tappa mind inimest, kes olen rääkinud teile, mida? Tõtt, mida ma olen kuulnud, kust? Jumalalt. Vaata, üks asi on ka see, me peame valvama, et tõde ei pahandaks meid. Sest selles olukorras me näeme, Jeesus räägib välja tõde ja rahvale see ei meeldi ja nad teevad otsuse, see tõde mulle ei meeldi ja esimene reaktsioon, mis inimestel on, mida teha? Hävitada. Kas pole huvitav? Mina olen Jumalat kuulnud. Seda ei ole Abraham teinud. Teie teete oma isa tegusid. Nad ütlesid temale, me ei ole sündinud porduelust. Meil on üks isaks, Jumal. Jeesus neile, oleks Jumal teie isa, siis te armastaksite mind. Sest mina olen lähtunud Jumalast ja tulen temast, sest ma ei ole ju tulnud iseenesest, vaid tema on mind läkitanud. Mis pärast ei mõista minu kõned? Sellepärast, et ei või kuulda minu sõnu. Mis te ei suuda kuulda tõde? Teie olete oma isast kuradist ja oma isa himude järele te tahate teha. Tema on inimese tappi olnud algusest peale ega ole jäänud püsima tõesse, sest tõde ei ole tema sees. Kui ta räägib valet, siis ta räägib omast, sest ta on valetaja ja vale isa. Aga et mina tõtt räägin, siis te ei usu mind. Kas pole huvitav, mida Jeesus ütleb Iisraeli rahvale või räägib tol momendil?
meil on valik igas olukorras valida, kas me usume tõde, sest selles olukorras, mis juhtus, kas Jeesus rääkis tõde neile? Jeesus ei ole ju valetanud ühtegi sõna, ta räägib absoluutselt tõde, nad valisid mitte seda vastu võtta, sest kuradi valet või valet on palju lihtsam ja kergem uskuda. On ju nii? Ja täpselt samamoodi, kui me räägime inimlikust maailmast, kui meil on kaks osapoolt, sest me saame alati valida, mida me usume. Tihtipeale, kes suudab rääkida ilusamalt, suuremalt, säravamalt, lohvakamalt, siis inimesed kipuvad seda uskuma ja keegi tihtipeale ei ütle midagi, et ütleb lihtsalt, et see ei ole tõde. Tõde on hoopis see, ei saa olla, sest sa ei kaitse ju. Aga miks ma pean kaitsma tõde tegelikult? Meie valik on uskuda. Ma mäletan töö juures üks olukord ehituse peal oli aastaid tagasi, kus ma olin koos töötanud inimestega. Ma olin koos töötanud mitu aastat inimestega, nad olid head, ustavad töölised, tegid head tööd ja siis võeti uus tööline tööle. Ja tuli siis. Ja kuna ma olin objekti juht olin, siis ta puges mulle külje alla, hakkas blablabla, ja ma olen see, ma olen too, ma olen kolmas, ma olen neljas, ma olen nii hea, ma olen nii imeline, ma olen nii vahva ja ta oli minu külje all, kogu aeg tuli ta, siuke nagu inimesed teevad tihti peale ja kuna mu elus on teatud kogemused olnud nendest, kuidas ma kutsun neid, ma ei oska öelda, lipitsejad, ma ei tea, kes nad on, kes suudavad teha suuga suure linna kätega mitte midagi. Ja oli seal ja siis ma mäletan, et tõesti et teatud mõttes nad tundsid, mina ei tundnud, minu jaoks oli ta võõras, täiesti võõras, tundsid, et siis nad tuleb juurde natukene hirmult, et nad olid temaga kokku puutunud ja ta oli suutnud eelmise ülemuse niimoodi rääkida, et neid lasti lahti töölt. Ja ma ütlesin, rahu. Teiega on kõik korras, te olete kindlustatud, ma tunnen, tean, kes te olete. Mina teda ei tunne, need on lihtsalt suured sõnad, mis ta mulle siin räägib, paneme praktikasse, vaatame, kuidas ta hakkama saab, 2 nädalat hiljem oli tema läinud, mul olid head töölised, olid alles siiamaani. Et see on täpselt see sama, et mitte, see on sama Jumala sõna, inimesed tulevad, räägivad, mida iganes, vaatame, mida tõde ütleb, vaatame rahulikult asju. Aga see ongi see, et tihtipeale on see, et miks ma seda räägin, ühe korra olen kaasa läinud valega, kus mulle räägiti valet ja ühe inimese kohta, ma võtsin seda kuulda, läksin ja kahjuks läksin ja sõimasin selle inimese näo täis. Ja mis oli veel kõige hullem, see, kes mulle rääkis valet, võttis ka seisu, kes tuli mulle pugema, ja muidugi see käis minu vastu tead olukordades, ma ei hakka detailidesse minema, selle peale ma sain pahaseks, ma läksin selle siis kolmanda osapoole poole ja siis ma sain vihaseks, sõimasin teda. Ja siis see, kes mulle rääkis valet, keeras ka mulle vastu, astus tema poolele ja nüüd mina siin 2-1 vastu ja hoopis kes lolliks jäi. Selle kõige juures mina ei lolliks, sest ma astusin sisse nende valede võrku. Ma kuulasin valet ühe kohta, teise kohta, 3. kohta, jäin uskuma, see kõik oli tegelikult vale, ilma, et ma oleksin, ootad rahu. Räägime, kuulame ära, kas see on tõde, mis oli räägitud. Täpselt samamoodi on inimesed lahvivad Jumala sõnaga. See, oot, rahu. Lähme loeme, mida kiri ütleb. Mida kiri ütleb? Sa ei tea, mis ta tegi? Mida kiri? Kas ta on meelt parandanud? Halleluuja, Jumal ei mäleta, meie ei mäleta. Jumal on ta tervendanud, ta on tervetanud, ta on tervendaja Jumal. Amen. Jumal on suurem kui kõik. Me suudame. Kõik temale. See on nii vajalik, kuidas kristlased tuleksid kokku, hoiaksid kokku ja räägiksid Jumala sõna. Sest see on ainukene, mis tegelikult lõpuks meid hoiab. Me ei saa ehitada ühtegi teenistust vaimuandidele, me ei saa ehitada ühegi imetegudele, mitte üleloomulikult, vaid me saame puhtalt ehitada Jumala sõnale. See jääb püsima. See on kõige tugev. Miks? Sest tõde on see, mis hoiab ja kaitseb meid. Tõde on see, et sa oled terve. Tõde on see, et sa oled uus loodu Kristus Jeesus, vana möödunud, uus on tekkinud. Tõde on see, et Jumal on sulle kõik andeks andnud ja visanud sinu patu nii kaugele, kui ida on läänest. Kui kaugele on ida läänest? Kas pole huvitavalt tegelikult tehtud? Ta ütleb, et ma viskan su nii kaugele, kui on põhilõunast. Ei ütle ju.
Sest miks? Alati jõuad lõunasse, siis sa lähed põhja, sa jõuad alati kohale. Aga kui sa lähed itta, sa lähed igavesti itta. Lähed läände, sa lähed igavesti läände. Tõde on see, et Jumal on sind pesnud puhtamaks, valgemaks kui lumi. Jumal on, ma tõden see, et ma täidan kõik sinu vajadused, oma rikkus, mida auga Kristus Jeesuses. Kui sa käid koos minuga, oled koos minuga, ma õnnistan kõike su kätte tõid. Ja kõige tagatipuks on üldse, ma olen sind õnnistanud. Kui paljude õnnistustega? Kõikide õnnistustega Kristuses Jeesus. Kas pole huvitav, kõik, mida taevas on plaaninud teha meie jaoks, on tehtud. Ja siis ta ütleb, ja te olete ta ära võitnud. Kuidas? Talle vere ja oma tunnistuse sõna kaudu. Järelikult Jumal on kõik teinud meie jaoks, mida ta on kunagi plaaninud teha. Ta ei tee mitte midagi enamat meie jaoks. Nüüd tuleb meil võtta see kõik, mis ta on teinud ja meile andnud selle kogu tõe, panna see praktikasse ja hakkama rääkima. Ja kui sul on elus mingi, sa usud midagi Jumalat, sul on mingi olukord, situatsioon, siis haana piiblist need kirjakohad, mis sellele valdkonnale on vajalikud. On sul tervist vaja, haara tervenes kirjakohad. Kui sul on jõukut vaja, haara jõukut, sul on rõõmu, haara rahu. Sul on vaja õppida elada murevaba elu, haara need kirjakohad. Mediteeri, loen, nad saavad osaks, sest see tõde saab osa sinust. Sest usk tuleb kuuldust, järjepidevast Jumala sõna kuulmisest. Aga mis on probleem tänapäeval? See ühiskond meie ümber räägib nii valjult, nii tugevalt, et meil tihtipeale pole enam aega Jumala sõna jaoks. Meil pole enam aega, sest kõik tahab aega röövida meilt ja me ei ole enam populaarsed. Kristus pole enam populaarne. See hakkab muutuma hobiks. Kui siin oli uuring tehti Eestis, keegi nägi seda. Tehti uuring, küsiti 1000 noort usu kohta ja see on, mis need arvamus on, see on niisugune traditsioon või ma ei mäleta, ma mida nad vastasid selle kohta. Hobi, see on niisugune huvitav hobi on kristlus. Ei ole, kristlus peaks olema meie elu. Jumala rahvas peaks käima selles väes, ja ma ütlen ausalt, mis mind tõi päästmisel, mis tõi mind Jumala juurde, vaadates Jumala rahvast. Nähes seda ühtsust, nähes seda armastust, seda rõõmu, rahu, mis neist välja peegeldas. Mina olen maailma inimene, ma olin 16 või 17-aastane poiss, kes oli täiesti minemas metsa oma eluga. Täiesti minemas metsa, täiesti. Ja siis ma näen oma tuttavaid sõpru, keda ma tundsin, nad olid saanud kristlaseks, nad olid saanud päästajad, võtnud Jeesuse vastu. Ja see elu, lihtsalt see elu, et nad on päästetud, säras neist välja. Ükskõik, mida ma tegin, aina kellest, Jeesus armastab sind. Jeesus armastab sind. Ma sain lõpuks villand sellest. Mida ta ikka armastab, kes Jeesus on, ma ei taha, hetke rahu, lähme tagasi pittu, lähme tagasi sinna, lähme. Ja nad naeratavad, ei, me ei tule, me oleme teistsugused nüüd. Ja see lihtsalt see rõõmde seest, see pääste rõõmde säras välja. Ja ma ütlesin ühel päeval, ma mäletan seda päeva. See oli 1992 aasta, 20 mai. Ja koosolek oli Vene kooli kõrval üle tee, seal üleval kollases majas. Ma läksin sinna ühe eesmärgiga. Ma lähen andma oma elu Jeesusele. Ma ei mäleta koosolekut, ma ei mäleta jutlust, ma ei mäleta, mis seal oli. Ma mäletan, et saal oli rahvast oli päris palju selles saalis. Praegu vaatasin, käisin seal, see saal oli päris pisikene, see ei olnudki suur saal. Aga ma mäletan, minu eesmärk oli, ma annan oma elu Jeesusele ja ma läksin ja kui ma ootasin seda kutset. Ma ei teadnud, teistmoodi saab ka. Võib-olla saab vahet on, aga ma ootasin seda kutset, et pastor ütleb, et kes tahab oma elu Jeesusele, tulge ette. Ja ma ütlesin, mina tahan. Tõusin püsti, läksin näite, mida ei huvitanud, mida inimesed arvad, mida ei huvitanud. Miks? Ma tahtsin tunda Jeesust. Ma tahtsin saada päästetud. Ja see ennast ajas peale. Keegi pole täis, aga ma tahan anda inimestele seda edasi. Ma tahan, näeksid seda rahu, seda rõõmu, seda sära minus, et Jeesus Kristus on isa.
mõni ütleb, ma tean seda, ja need on olukorrad, Jumal suudab kõik muuta. Aga ma olen päästet, ma olen teel taevasse ja ma tahan, et iga teine inimene, iga mu sõber, iga tuttav võiks kogeda seda sama päästelootus, päästerõõmu, päästerahu. Sest ühel päeval me kõik sureme ära, ühel päeval me oleme kõik taevasse. Ja ainukene, mis üldse väärt on midagi, kas me oleme rääkinud tõde inimestele? Kas me oleme kuulutanud evangeeliumi? Me oleme tahtnud olla lihtsalt populaarsed ja kõige hästi läbi saada siin maa peal. Ja see tõde on see, mis meid kaitseb kõige eest. Ja kuid ette, kui me oleme selle tõe, siis haaranud tõest kinni ja astume Jumala ette. Jumal ütleb meile hästi tehtud. Aitäh, et sa hoidsid kinni. Aitäh, et sa rääkisid neile. Ja kuid ette, sinu oma tuttavad, sõbrad, sina kohtad inimesi, keda mina kunagi ei näe. Ja sa oled neile rääkinud. Ja mõni ütleb, et sa oled loll, jätta rahule, sa oled see usu inimene ja kuule, meil on siin, elu on lühikene. Aega on vähe. Igavik on mängus. Ja kui ette, ükskõik mis on, sa oled rääkinud sõna, sa oled seemne külvanud ja elad tema eest seda elu, seda rõõmsat, rahulikku elu ja seda satisfied life Kristuses. Kuidas sa ütled seda? Satisfied. Rahulolu elu, et ma olen pääst Kristus, ma teenin Jumalat. Miks kogus käid? Ma tahan käia, sest see minu imeline võimalus ülista kiita Jumalat. See on koht, kus me saame üles ehitada, see on koht, kus me saame täis Jumala, see on koht, kus me saame sõna. See on filling station, kus me tuleme kokku. See on see. Ja me läheme rõõmuga. Inimesed näevad, vau, sa lähed kogus, kus sa lähed kogus rõõmu, vau, mis seal on? Me läheme Jumalat teenima, me läheme Jumalat ülistama. See on see, kuidas mina sain päästetud. Ma ei kohtanud tol ajal ühtegi krampit kristlast. Ei olnud, ei käinud. Ma ei näinud, tookord noored ei käinud ringi. Halleluuja. Kas sa tead, ma eksin. Jumal annab sulle andeks. Ma tean, parandasime meelt. Me olime põlvil suurem osa põlvi parandasime meelt kogu aeg. Me tahtsime tunda Jumalat, Jumala ligi lähedus. Me tahtsime kõigile rääkida sellest Jeesusest armastusest. Miks? Sest see oli tõde. Me õppisime tundma tõde. Ja me peame valvama, mitte miski ei saa seda meie seest välja kiskuda. Sest see ühiskond, kus me elame, see liberalism, see kõik see demokraatia, tahab meist seda kõiki välja kiskuda. Ei, me peame hoidma. See on see, mida me peame kaitsma. See on see hoiab ja kaitseb meid. Ühel päeval me oleme Jumala ette. Ütleme, et Jumal, ma hoidsin kinni. Jeesus ütles, et ka sa leiad usku, sest mina hoian kinni sinust. Tõde hoiab ja kaitseb meid. Ja see ongi see järjepidevalt, sest ma tean väga hästi, ma olen ära langenud Jumala juures, ma olen ära läinud, ma tean, kui kiiresti see viib su Jumalast eemale, usust, mõtetesse, hakkad leidma, et kuule, et joomine on juba okei ja pidol käimine on juba okei ja see on juba okei ja tegelikult see ei ole okei. Meil Jumala lastel ei ole see okei. See on see, et halleluja. Ja mida rohkem koos Jumala, mida rohkem, mida imelisem see on, mida ägedam see on, see rahu meie sees. Aga see on hea tunnistus oli. Ma käisin Soomes ehitamas, seal oli üks inimene, keda ma ei tundnud, võeti tööle ja see oli üks negatiivsemaid inimesi, keda ma näinud olin. Ma mõtlesin, aga see on nii positiivne. Ma mõtlesin, no mis teist pidi olla? Äge on positiivne olla. Me võime viga leida igalt poolt. Mõtle, vihmaga sõna, halleluja, paneme riided selga. Soe vihm, kastab, peseb meid puhtaks, mida iganes. Ta oli negatiivselt, ma alati panin midagi positiivset. Lõpus olid häägine küll, oleme siis positiivsed. Ma mõtlesin, oleme palju parem. Et see ongi see, et ma ei läinud kaasa selle negatiivsusega, vaid mul oli privileeg teda tõmmata kaasa selle positiivsusega. Halleluja. Jumal on nii imeline. Halleluja. Kiitus Jumal. Laseme sellel tõel tööd teha enda sees. Amen. Halleluja. Isa Jumal, me tuleme su ette Jeesus, sa oled hea, ustav ja püha Jumal. Isa, me täname, et me võime kasvada sinu tundmisest, sinu väes, sinu ligiolu, sinu läheduses, haarata kinni sellest tõest. Ja isa, tõesti, me ei lase mitte millegi eemale meeletada sellest, sest sina ja sinu sõna olete üks juba. Ja see on nii palju imelisi tõotusi.
Ja isa tõesti, et me ei väänaks tõde. Kui meile ei meeldi tõde, kui meile ei ole taha, vähemalt me ei vääna seda. Kui tõde ütleb, et tervis kuulub meile, me nõustume sellega ja kui isegi inimesed ütlevad, et me ei taha seda, fine, ei taha, aga tõde on see, et Jumal tahab tervist. Tõde on see, et Jumal tahab, et iga inimene tuleks tõe tundmisele, iga inimene parandaks meelt, iga inimene võiks olla teel taevasse. See on tõde. Isa, ma tänan sind, et sa teed tööd iga südames siin paigas. Isa, ma tänan, me võime tunda sind enam ja enam. Käia koos sinuga enam. Et me igatsused, me südamete igatsused kasvaksid sind tunda. Halleluuja. Tänan, et sa ei muutu kunagi. Oi, kuidas sa igatsed oma lastega koos aega veeta. Ja isa tõesti, et me annaksime täielikult oma elud sulle. Nagu me laulame. Sulle kõik. Sulle kõik. Las see sõna olla ka tõde meie sees. Ja las need olla mitte ainult sõnad, vaid see oleks tõde. Isa, aitäh sulle. Auline Jumal, väeline Jumal, püha Jumal. Isa, sa oled hea Jumal, sa oled ustav, sa oled auline. Puuduta igat südant oma vaimu läbi. Ja las me kasvame sinu tõe tundmises. Amen. Anna meile kõigile tarkuse ilmutuse vaimu sinu tõe tundmises. Et me teaksime, mis on see lootus, mille jaoks oled meid kutsunud. Ja mis on sinu pärand ja aurikkus pühad, mis on sinu ülemäära suur vägi me suhtume sinu jõuduse mõjul. Ja me usume selle mõjul, meil on mõju Kristuses, kelle sa äratasid surnust üles. Ja panite istuma oma paramale käele taevasele kõige valitsusvõimu väe üle iga nime, mida nimetame nüüd selles maailmas, vaid ka tules maailmas, asjad kõik tema jalga ja panid tema kõiki asjad üle peaks kogudusele. Isa, me oleme kogudus, üks osa. Jeesus on meie pea, me elevalt kuulub kogudusele. Isa, ma tänan sind, austan sind, ülistan sind. Aitäh sulle, isi, aitäh sulle. Auline Jumal, väeline Jumal, püha Jumal. Me Jumal on nimeline. Vau, me Jumal on auline. Vau, me Jumal on väeline. Amen. Amen, 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 amen.